tihtipeale kliendid, kui tulevad meie juurde ja me arutlemegi seda materjali kasutust, siis välisseinte puhul on asi selge, et seal meil on massiivne puit, see jääb nii, see jääb eksponeerituks, kõik on sellega paigas, sealgi väga pikalt ei ole vaja diskuteerida, aga vaheseinte puhul me siis alati hakkamegi seda asja nii-öelda täpsemalt analüüsima, et mis on see ootus just selle sisedisaini suhtes ja siis tuleb loomulikult see tehnika pool sinna juurde, et kui me paneme massiivse puitseina vaheseinana ka, siis näiteks veetorude ja kaablite installatsioon on oluliselt keerulisem, et siis tuleks teha jälle topeltseinad näiteks. Et seetõttu oleme tihtipeale läinud küll vaheseinte osas just kergseintena puitkarkassi peale, aga see puitkarkass on ka hästi stabiilne ja selline ka kerdopuu nimeline, ehk siis ka selline liimpuidul põhineb. Ja ta on sellised kihtvineeridest liimitud. Ja samal ajal, kui tellija ikkagi soovib ka vaheseintes näha valdavalt puidupindasid, siis ongi väga hea optsioon kasutada sellist natuke kõhemat CLT-plaati, mis on siis liimistusplaadina ette nähtud. Et on tehtud meil ka mitmeid projekte, kus tellija selline sisekujunduslik pool oligi just niimoodi läbi mõeldud, et valdavalt nii välisseinad kui ka siseseinad, laed on tegelikult ikkagi puidust ja puidused ja näevad väga ühtemoodi välja. Ja eks seal ongi see juba nagu sisekujundusküsimus, et kui ühtseks sa seda visuaali tahad ajada enda jaoks või nagu selle kontseptsiooni valmis ehitamisel, et lõpuks võib sul olla sellest samast nii-öelda toonist ja materjalist ka köögimööbli kapi uksed ja et kõik on hästi-hästi ühtne, et ka see on teatud sisekujundustrend, et sul ei ole sellist vahelduvust, vaid see ongi kõik hästi monoliitne ja hästi sarnane ja ühesugune. Et siis sa saad neid disainielemente tuua sisse siis mööbli või muu teisaldatava nii-öelda sisustusega, et kas sul on siis seal tõesti efektne disaindiivan, mis on punane ja kõik ülejäänud on seest ühtemoodi puiduna.